Mul on hea meel, et te olete sättinud ennast arhitektuurilainele. Tänases saates räägime sellest, kuidas Tallinn võiks merele avatud olla, seda linnafoorumi mõttes ja peatänav, Tallinna peatänav, mis peaks Eesti 100. sünnipäevaks valmis saama. Tänase arutelu fookuses on peatänava ühendused merega ja mereühendus peatänavaga. Et kuigi Tallinn asub mere ääres ja on linnaplaneerimise võtnud eesmärgiks linna avamise merele, siis tegelikult reaalsuses me väga linna elanike kontekstis seda mereäärsust ei tunneta, eriti kesklinnas. Et tegelikult me ei tunneta, et Narva maantee on tegelikult ainult mõnesaja meetri kaugusel vee äärest. Ja täna see teekond nii-öelda siis sadamani mere äärde on ikka kaunis vaevaline ja mõneti ka täitsa eluohtlik. Et see on siis arutelude fookuses, kuidas seda muuta mõnusaks, vahvaks ja inspireerivaks linnaruumiks. Siin ma natuke kuulsin, Kopenhaageni näide oli see, et ikkagi initsiatiiv tuli altpoolt ehk kogukond suutis välja võidelda mereääre enda olemise paigaks. Kuidas meil Tallinnas on? Tundub, et kogukond võib ju häält tõsta, aga kuidagi hästi ei muutu midagi. No antud projekt on tegelikult unikaalne selles mõttes, et see on ühisprojekt Tallinna linnal, majandusministeeriumil tegelikult ja ka nii-öelda kogukonnal. Et arhitektuurikeskus, kes neid eeltegevusi täna veab, on mõneti ju siis tegelikult kogukonna esindaja. Nii et täna on Tallinna linn volitanud siis arhitektuurikeskus seda projekti selles staadiumis eeltegevuste näol uuringute kaasamise näol vedama ja tegelikkuses on see kaasamine ju toimunud ja toimub väga mitmel erineval tasandil. Me oleme küsitlenud ettevõtjaid ja nii suure nii-öelda ettevõtjaid kui arendajaid. Tegelikult avatud on linna peatänava veebilehel. Peatänav.ee on avatud tegelikult kaasamisplatvorm, kus inimesed saavad oma mõtteid välja öelda ja arvata nii head kui halba, murekohtasid kui ka positiivseid aspekte välja tuua. Et tegelikult see projekt ei ole mitte ainult nii-öelda linnaprojekt, vaid et see ongi ju tegelikult meie ühine projekt, et siin peaks meil kõigil olema põhjust kaasa rääkida, et millist ruumi me soovime. Kas me soovime nii-öelda hiilida mööda seina ääri ja tunda nii-öelda hirmu seal tänaval või tegelikult see ruum on selline, kus me julgeme oma 8-aastast last turvaliselt sinna saata või oma 80-aastast vanaema. Millise kandi kohta on kõige enam tulnud neid mõtteid? No, inimesed on mitmedel teemadel kaasa rääkinud. Et kõige olulisem on siin ikkagi tõdeda, et tegelikult inimesed soovivad paremat linnaruumi, kui see täna meil on. Et see on tegelikult inimeste soov. Et nad ei soovi leppida sellega, et sellise situatsiooniga, kus nii-öelda et tegelikult see olemine on ikkagi kaunis nagu ebameeldiv ja ohtlik. Et see on nagu kõige olulisem tõdemus sellest. Et mida ja kuidas ja mida lähemas perspektiivis ja mida kaugemas välja ehitada, et eks seda näitab aeg. Et tänane mõtted algu on just avanud seda mõtet just, et võib teha plaani väga erinevas mõõtkavas ja mastaabis. Ka lihtsalt mõtete ja võtetega on võimalik tegelikult juba muuta ruumi paremaks. Võtame kas või näiteks Ahtri tänava, kus tegelikkuses inimesed täna ületavad seda teekonda küll vägagi mitmes kohas, kus tegelikult pole see ette nähtud. Et tegelikult selliste loogilistesse kohtadesse ülekäikude tegemine võib olla täiesti nagu selline esimene samm ja see ei vaja ka väga suuri täiendavaid investeeringuid. Nii et selles mõttes mõelda erinevas mastaabis ja erinevas ajaskaalas, et see on oluline. Et reaalselt suuremate
ettevõtmised, plaanid vajavad nagu rohkem aega ja suuremaid investeeringuid, aga on võimalik ka seda ruumi muuta juba väikeste sekkumiste läbi oluliselt inimsõbralikumaks. Meil on põhjust uskuda ja loota, et lähema 5 aasta jooksul saavad toimuma siin ruumis päriselt muutused, et Viru väljak, mis täna on kaugelt ju mitte väljak, vaid pigem selline transiidikoridor, et sellel on tõesti nagu tulevikus funktsiooni inimeste hea olemise kohana. Teie teate kõige paremini, kuidas mõttekojad on töötanud ja millised on need teemad olnud, mille üle on näiteks võib-olla kõige rohkem arutlusi olnud? Arutelud jagunevad laias laastus 2, et ühed on sellised selgepiirilised visioonid, mis räägivad tuleviku linnaruumist, räägivad sellest, kuidas meil magistraaltänavad tulevikus olema hakkavad, kuidas jalakäijaruum hakkab olema, ja teine osa ettekannetest on sellised, mis käsitlevad protsesse, ehk et kuidas me sinna jõuame. Kuidas me jõuame selleni, et Tallinna kesklinn, mis koosneb sellistest üksikutest saartest keset liiklusvälja, et me saame nagu need sillad sinna liiklusväljade vahele tekitatud ja linnaruumi meeldivaks ja ära ühendatud. Kas prioriteet on jalakäija või prioriteet on ühistransport või äkki autotransport, et kuidas seda transporti saab linnakeskmest natuke eemale? Prioriteet on selline tasakaalustatud linnaruum, ehk et ma pean tunnistama, et siiani on meie linnu kaasa arvatud ka Tallinnat projekteeritud, planeeritud natukene niimoodi, et liiga palju tähelepanu on autoliiklusel. Ehk et me kindlasti ei taha autoliikluselt tähelepanu ära, me ei arva, et autoliiklusele tuleks meie tänavad kinni panna, küll aga tuleks läbi mõtestada see ruum, milles need autod kesklinnas liiguvad, mis on need täpsed liikluskiirused, niimoodi, et see liikumised oleksid mõnusad ja kasutatavad ka jalakäijatele, sest tegelikult ei saa inimesi jagada autosõitjateks ja jalakäijateks, et kõik autoga liiklejad pargivad auto ära ja neil on vaja kuhugi minna sealt, et mõlemad ruumi osad on olulised. Siis peaksid olema ka uuringud, küsitlused ja muud selle sarnased asjad, et see tähendab, et nendes mõttetalgutes peaksid osalema ääretult erinevate elualade inimesed. Ja nii ongi. Meil on siin linnapsühholooge, linnasotsiolooge, arhitekte, planeerijaid, liikluseksperte, et see ampluaa inimestest on väga lai, kaasa arvatud siis ka kohalikud ettevõtjad ja Tallinna elanikud, siis asumiseltside esindajad näiteks. Kas teie hääl on kuidagi ainult nõuandev või saate ka öelda, et nii tulekski teha? Antud projekti eristab võib-olla sellistest tavalistest töötubadest see, et meil on suhteliselt selge siht silme ees, meil on vahendid nii-öelda avaliku linnaruumi jalakäija või rattaliikleja nii-öelda keskse linnaruumi muudastusteks väljaehitamiseks, et kuna meil on vahendid, finantsid olemas, siis ma ütleks, et me oleme suhteliselt heas seisus ja tõenäosus, et nendest ideedest nii-öelda paremad ellu lähevad, on päris suur. Kas mõned ideed on ka üsna kergelt ellu viidavad, et ei peagi võib-olla suurt rahasummat magama panema, vaid saab kuidagi lihtsamalt? Tegelikult, kuidas ma ütlen, me võiksime vaadata ka minevikku tagasi, mis Tallinnas juba juhtunud ja toimunud on, et tuletan meelde Tallinna kultuuripealinna nii-öelda projekti raames siis tehti terve rida selliseid linnaruumilisi väikseid sekkumisi, mis tegelikult defineerisid linnaruumi ümber. Meenutagem kas või Kallaranda või siis neid kaldapealsele betoonpaneelidele ehitatud puitterrasse või siis ka Russalka nii-öelda installatsioone ja neid erinevaid asju, mis muutsid linnaruumi inimeste jaoks, mis tekitasid sihtpunkti, kuhu tulla, mis panid asja toimima. Kultuurikilomeeter on selline asi, et siiamaani mäletatakse seda heldimusega ja väga nagu siukse hea näitena, mis suunas me tegelikult võiksime minna. Need kõik sellised kiirelt tehtavad mõnes mõttes ajutise loomuga muudatused.
ja nagu me Eeva Vestermarki, kes on meil siin külalise esineja, tema loengust nägime, siis mujal maailmas kasutatakse samu võtteid, et New Yorgis tehtakse nii-öelda gerilja linnaplaneerimine, et tõmmatakse maha jooned, kus on autod, kus on jalakäed, kus on uued kohvikualad ja inimesed saavad neid kasutada ja siis otsustatakse hiljem, et kas see läheb tööle, kas me tahame seda ja vaadatakse, mis on inimeste arvamused. Antud projekti raames kindlasti on see inimeste kaasamine, tallinlaste kaasamine, ettevõtete kaasamine väga olulise tähtsusega. Kõikidele televaatajatele soovitan külastada meie kodulehte peatänav.ee, seal on eraldi link, mille all saab nii-öelda selline virtuaalne keskkond, kus saab oma ideid esitada. Seal on üles tõstatatud selline üldine küsimus, mida te siin peatänava nii-öelda piirkonna, peatänava meret ühendava linnaruumis näha tahate ja saate konkreetselt kaardil konkreetsesse kohta teha konkreetsed ettepanekud. Tallinn peaks avanema mere äärde. Seda ütleme me kõik ja arvame me kõik ja tahame me kõik. Aga kas ta siis nüüd ikka avaneb sinna mere äärde? No jah, kuidas võtta, eks ole, et kui me vaatame tänased linnafoorumi teemad, siis on jutt sellest, et toome hoopis mere tänava äärde. Aga tegelikult on see üks ja seesama asi, et meil on vaja kesklinna rohkem jätkuvat, sündmuste rohket, tegusat ja eelkõige siis jalakäijatele ja jalakäijate liikumiskiirusele kohandatud avalikku ruumi, mis seob kõik väärtused, mis Tallinnal on, olgu see siis vanalinn, olgu see siis kesklinn, Rotermanni kvartal või mereääred, et see eesmärk on tõesti. Kui siin midagi otsustatakse mõttekojas head, kas siis Tallinna linn tuleb sellega kaasa? Ma usun, et nendes mõttekodades või ehk selles linnafoorumi formaadis me võime öelda, et Tallinna linn on ikkagi üks mitte ainult kaasarääkijatest, vaid eestvedajatest koos arhitektuurikeskusega. Ja kindlasti ka otsustajatest, sest planeerimine, projekteerimine, see ju on Tallinna ampluaa ja kindlasti need ei kavatse me rääkida praegusel hetkel tühja, sellepärast, et seda teemat tegelikult on arendatud juba 10 aastat. Aga täna me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus koostöös Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumiga on kirjutatud europrojektid, on rahastus, on poliitiline tahe ja kõik need head mõtted, mis 10 aasta jooksul kogunenud on ellu viia. Kas mõni nendes mõttekodades välja tulnud idee on olnud ka veidi üllatav? Võib-olla üllatav mitte, see ei ole võib-olla õige sõna, küll aga on päris mitu mõtet, mis viib meid selleni, et me kõik peame muutuma ja muutuma just eelkõige oma peas, et esitatud on kindlasti päris mitu küsimust, et kas me ühte või teist arengut tahame. Aga sellele küsimusele on väga raske vastata, kui me ei tea, mis on alternatiiv ja ka seda alternatiivi leidmine ei ole niisama lihtne. Et ma tooksin siin võib-olla näiteks selle, et olles olnud päris pikka aega Pelguranna elanik Sõle tänaval 60 korteriga 5-korruselises telliskivihoones, seoses pere juurdekasvuga kolisin linnale 300 meetrit lähemale ja tulemuseks on see, et ma olen muutunud oma käitumisharjumusi. Ma ei käi enam kesklinnas autoga, ei käi ka sadamaalal enam autoga, vaid käin jalgsi. Ja küsimus ei ole mitte niivõrd selles, et mul on 300 meetrit vähem kõndida, vaid küsimus on selles, et linnaruumis on teatud peletavad sellised elemendid, minu jaoks analüüsides oli see järelikult Sõle tänava ja Paldiski maantee ristmik, mida otseselt ei hooma igapäevaelus. Aga alateadlikult panevad sellised olukorrad oma käitumist ühel või teisel viisil muutma ja meie asi ongi praegu leida siis need tegurid, kus me mingisugust siis täna tõukavana mõjuvat linnaruumi elementi katsume ümber kujundada magnetiks ja seetõttu muuta inimeste käitumisharjumusi, et nad teeksid seda heal meelel ja vabatahtlikult.
if you walk in Helsinki, you can feel that the sea is there. In Tallinn, we don't. So what do you think, what is the problem in Tallinn? Well, obviously the problem is that the seaside's been closed for so long that I have a feeling from this workshop that we're doing that there's maybe a kind of like a mental problem, that you're so used to it being closed that you never demanded enough for the seaside to be open. So no one ever made any like dominant plan how to change it. So, but now it seems it's time with this event. I'm feeling the pressure is getting bigger, and so it's too much parking lots, too much kind of car traffic, too much buses that are, everything's kind of disorganized. So that should change it. But what if you visit Tallinn and you are kind of tourist or you have never been here before, what are the first impressions? Is it warm city or is it pedestrian friendly city? No, if you come by ferry, the first impression is, what is this apocalyptic landscape in front of me? Like, why are they punishing me like this? Especially if you're a pedestrian. How Finnish cities have solved the problem that it is so community-friendly cities? Well, one thing is that in many places they've worked a lot with citizen groups who have kind of demanded for change, access to water. But also in Helsinki we still have quite a few problems. Like if you come to the South Harbour, which is the main postcard site, there's still some surface parking lots waiting for you there. So it's not in every place in Helsinki that the problem isn't also solved, but we're getting there. And I think that has to go through with working together with residents, but also private, people who want to create maybe amenities for people, restaurants and so forth. They have a lot of good ideas. Does in Helsinki you have also the kind of bureaucracy or such things that if a community wants something but the bureaucracy says no, never? Yeah, sometimes yes. But I think when we want to change things, you have to find those community groups that are pro-change, try to link them together and throw around ideas how we can get over that barrier and kind of make the city understand that this is important. And in Helsinki, this is happening in many of these places that maybe some time ago or were kind of planning objects that the city would say no very quickly, but with active citizens we've managed to create change. You have participated in those workshops we had. Was something you heard or saw which you were not with which you don't agree, or something we do not the best way? One thing I don't agree with is what I've been hearing throughout these 2 days is that when I've been talking about this, the important role of active citizens, that they could help create change, many people have told me that we don't have active citizens in Tallinn. We don't have these kind of groups that want to create change, but to my experience, that's not the case, because I see individuals who want to create change, and for example, in neighborhoods, if you take, for example, Kalamaja, I think there's a strong movement of people who are organized to make the neighborhood nicer and so forth. So this is also happening here, and we should, people should try and understand where it's happening
how we can invite those people to work with us to create change, and should be possible. I think there mustn't be so big problems with this Kalamaja side, but if you walk from Pirita to the harbor, you can't go because it's really closed, and it's a pity. I don't know if there's any kind of actual route that you could walk along the waterfront, and that's a shame, because I think that's maybe one of the first things that should be made, that you could have a comprehensive kind of walk through at least most of the waterfront, so then people can kind of see what they're missing out on the sea, and then they can start demanding that, why is it so hard to get here? Why is this only this one route that I can take? Because I could come also from here, and then you start making connections for more routes, and then add possibilities for other interventions. And the last question, what do you think, how many years it takes Tallinn to become a city when you came up from the ferry and say, yeah, that's beautiful? It doesn't have to take long, because with temporary projects, you can already create that feeling. We often design things that we make a plan, we make a nice design on paper or virtual, where you can look, and this is how it could change, and then we start to wait for the right circumstances. But with temporary projects, we can just use a little money and do many of similar things. You can just bring in food trucks, or put a small container village where you have restaurants or small shops, and then you can already create that kind of welcoming feel. There's something happening here, and it's like a real life rendering of how things could look in the future while you're waiting for the resources to actually plan for it. Ja nüüd jõudsime selle toreda osani, kus üks õnnelik saatevaataja saab raamatu, sedakorda Jaak Kurmeti Saarineni maja raamatu. Ja kohe on selge, kes selle võidab. Palun? Vaatame. Nii, kelle me siis selle tõmbasime. Siia on kirjutatud Rea Silvia Lauri. Väga kena. Saate raamatu kätte endiselt Eesti Arhitektuurimuuseumist selle lahtioleku aegadel. Aga nüüd järgmine asi. Selle saate küsimus peaks ka nüüd kõlama. Mis selle saate küsimus on? Võiks siis küsida seda, millist tänavalõiku peetakse silmas Tallinna peatänaval. Nii, head vaatajad. Kui see vastus on teil selge, vastus sellele küsimusele, siis muudkui meilid teile tuntud aadressil majatajas@tallinnatv.eu. Selline oli mereteemaline Majatajas saade. Mul on hea meel, et te olete päris palju kirjutanud meile, avaldanud oma arvamust, suur aitäh teile selle eest ja utsitan ikka takka. Kui teil on mingisuguseid häid ideid, millest võiks järgmise, ülejärgmise saate teha, siis andke seda kindlasti teada. Meiliaadress on teile tuttav ja kaunist reede õhtut!